põhimõtteliselt selline tunne nagu lumehunnik oleks pandud päikse kätte ja see hakkab sulama. Aga see hunnik oli siis väikene kopsakas rahake, mis ma olin suutnud kokku ajada enne minekut, et endale nagu mingi kindlust tekitada. Et kui sa nägid, mis tempoga see sulab, siis võt see on selline huvitav tunne, millega tegeleda. Kallis kuulaja, alustab saade Hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusid. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelastega, kellest võib tavaliselt väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldvee ja tänud, et oled minuga. Head kuulajad, et enne kui tänase loo juurde läheme, annan ma teada, et ma hakkasin koostööd tegema Edu Akadeemiaga. Et ma olen päris mitu korda kuulnud juba inimeste käest, et nad tahavad rohkem ettevõtlikumaks hakata või ise oma ettevõtte teha, aga nad ei tea, kus alustada ja kuidas. Ja paljudel on tõesti hirmud, mis on täiesti normaalne. Ja sellepärast teebki Edu Akadeemia 27 ja 28 oktoobril Nordea kontserdimajas Wealth Forum Women. Et sinna tuleb kokku 1000 naist, et luua võimas energia ja saada ideid ja inspiratsiooni, aga samuti on see ka nagu suurepärane koht, kus networkingut teha ja endale rohkem sarnaseid mõttekaaslasi leida ja kes teab, mingi mastermind grupid teha või mis iganes, et teil mõtted seal tuleb. Et see on nagu üks suuremaid. Tere kõigile! Tore, et te olete leidnud selle aja. Me järjekordselt lugu kuulata numbriga 17 ja tänase loo kangelanna on Kadri Kaljumets. Ja Kadri on meil Edu Akadeemia üks asutajaid. Kadri jagab selles saates meil täna enda elust, kuidas ta on väikest linnast tulnud Tallinnasse, mis ta tegi, kuidas ta toimetas. Samuti ta reisis ka ära välismaale, Austraaliasse, nagu päris mitmed. Tuli sealt tagasi ja jagab oma kogemusi, mis ta sealt õppis. Et suured tänud Kadrile jagamast, suured tänud teile, kes te kuulate, et palun jagage neid saateid Facebookis oma sõprusringkonnas igale poole, et seda informatsiooni levitada ja vaadake ka üle, meil on YouTube'is need saated ka üleval, kui äkki on seal mugavam kuulata, samuti kodulehel käige uurige, kommentaarid on kõik alati teretulnud. Pange mulle kiriteele, kui teil on küsimusi, mõtteid, mis iganes, indrek@hakkametegutsema.ee. Tänud veel Kadri. Räägi, millega sina iga päev tegeled? Lähmegi kuuleme tänast lugu. Teate, ma vahel ütlen enda kohta, et ma olen nagu see hunt kriimsilm, et pean läbi mõtlema, mis need minu nagu erinevad suunad on, aga kui ma täna siia tulin, siis ma taipasin, mul tegelikult on nagu 3 suunda. Et üks on Edu Akadeemia, et ma juhin täna Edu Akadeemia igapäevast tegevust. Teine on mul selline ettevõte nagu O2 Works, mis on sisuturundusettevõte. Ja 3. on see, et ma tegelikult pakun projektijuhtimisteenust. See on siis puhtalt ürituste korraldamise kontekstis. Et täna olen väga headesse suhetesse saanud ühe väliskoolitajaga, kellel ma nüüd olen käinud tegemas välisüritusi, et juhingi kogu kohapealset protsessi ja tiimi ja ka eelnevat organiseerimistegevust. Et need on nagu sellised 3 jalga, mis mind täna veavad, isuvad eri suunas. Hunt kriimsima 3 jalga. Jah, et ma olen saanud 3-ni, et ma julgen öelda, et varem oli natuke hullem seis, et täna on juba fookus läinud palju paremaks. Aga minu jaoks oli, ma tahan tegelikult hästi sind tänada, et nii lahe, et sa mind siia kutsusid, sest et ma taipasin, et ma ei ole nagu mõelnud üldse sellele oma teekonnale. Et kuidagi see on nii tavaline, et sa oled selles hetkes ja sa teed neid miljonit asja, mis sul on ja sa tegelikult ei saa üldse aru, kui suured need asjad on. Et need on täna nagu sellised elementaarsed ja kui sa hakkad siis mõtlema korra läbi seda, et mis see tegelikult tee peale on olnud ja kus sa olid võib-olla 5 aastat tagasi, siis tegelikult läheb endal ka silmad suureks. Ja võib-olla see ongi üks asi, mis ma tahaks kohe öelda, et inimesed võiks võtta selle hetke lihtsalt vahel ja mõeldagi millelegi, kus olid 10 aastat tagasi, kus olid 5 aastat tagasi, võib-olla isegi kus olid aasta tagasi ja tegelikult igaüks meist näeb väga suurt kasvu ja väga suurt liikumist. Ma olen sellega täiesti nõus, et 2 esimeste minuti jooksul juba
kaks sükest põhiasja, mis ma ka siin teiste külalistega olen nagu näinud, et väga paljud on hunt kriimsilmad. Et see on siuke põnev asi ja teine ongi see, et paljud nagu ei, kuidas ma ütlen, kas ei tunnusta või siis ei vaatagi just nagu tagasi, et tegelikult kus on nagu jõudnud ja nagu sa ütledki, et see igapäevaste elude probleemid ja asjad on tulnud nagu igapäevast ellu ja sa ei mõtle sellele, et ongi, kus ma olin 2 kuud tagasi või kus ma olin pool aastat tagasi, mis ma teinud olen ja ta tundub nii normaalne, et tegelikult see on nagu väga hea point, mis sa nagu välja tõid ja seda peaksid inimesed rohkem võtma seda nagu kas või pool päeva või 2 tundi sest vaikust aega, panna oma nutitelefonid ja kõik asjad ära ja lihtsalt minnagi metsa jaluta ja mõelge, mis ma nüüd nagu teinud olen või kuhu ma veel jõuan. Et see on nagu hästi oluline asi, mida tegelikult võiks kindlasti teha vaata. Jah, et ilmus palju neid tulekahjusid ja need tulekahjud võtavad kogu meie tähelepanu ära, on ju. Ja seetõttu sa ei näegi seda suurt pilti ja see suur pilt on see, mis tegelikult meid edasi liikuma paneb. Täpselt, aga räägi mulle sellest omast algusest ajast, kuidas sa nagu sinna hunt kriimsilmas või kus su see, et selle mõttes, kui ma võtan, vaata sul on 2 ettevõtet on ju, 3 on lihtsalt projektijuhtimis nagu oskus või teenus, mida sa on ju müüd, et nagu ma saan aru, selle vist 2 ettevõtte alla on ju. See tegelikult on 3 ettevõtte. Või see 3 ettevõtte, no vaata on ju. Et kui sa nüüd kõiki teed, et kas see on see, mida sa peale ülikooli tegema hakkasid või peale keskkooli või kus see algus sul oli? Tead, tegelikult on nii, et minu jaoks kogu see ettevõtlusmaailm oli täiesti võõras ja ma olen pärit Rapla lähedalt, väiksest kohast ja ma olen kasvanud üles hästi tubli õpilasena. Ma lõpetasin keskkooli kuldmedaliga teadmisega, et ma nüüd lähen õpin, saan mitu kraadi ja siis saan väga hea töö, siis hakkan ronima oma tööredelil, on ju. Siis saan pere vaata ja siis suren ära. Kelleks sa õppida tahtsid või mis oli su suur unistus? Tead, see on mul liikunud, aga hästi pikalt ma tahtsin saada õpetajaks. See vaheldus, milliseks õpetajaks, alustades klaveriõpetajast, liikudes matemaatikaõpetajaks ja jõudes keemiaõpetajani. Lõpptulemusena siis keskkooli lõpus ma andsin paberid sisse 5 erialale. Üks oligi keemia, siis oli turism, siis oli ärikorraldus, sest see tundus lihtsalt väga peen, et kõik saavad nagu ärijuhtideks. Aga sel hetkel ma ikkagi ei mõelnud nagu nii-öelda omanikuks, vaid ma mõtlesin ikkagi seda a la keskastme juhti või ütleme, ettevõtte juhti, on ju. Mis mul veel oli? Siis ma tahtsin saada ürituste korraldajaks ja midagi oli veel, mille ma nüüd unustan ära. Aga ühesõnaga ühel hetkel ma istusin ka oma selle 5 ümbrikuga ja mul ei olnud nagu õrna aimu, mis saab. Et see on see, mis tänapäeva noortel on ilmselgelt enamikul 12. klassi lõpus. Ja tegelikult ma läksin hoopis täiesti sellist teed, mida mitte keegi must väga ei oodanud. Mulle öeldi väga palju seda, et sa raiskad oma pead, et sa peaksid minema arstiks, geenitehnoloogiks või midagi sellist. Mina läksin ürituste korraldajaks. Ja miks ma selle valiku tegin, oli ilmselt see ühelt poolt, et ma olin väsinud. Ma olin lihtsalt väsinud kogu sellest enese piitsutamisest, selle õppimise ja selle kuldmedali tagaajamisega ja kui sul on ikka õppekavas, on kirjas, et sa saad õppida lume lauatama, murdma, suusatama ja ujuma, siis tol hetkel oli minu jaoks see nagu let's do it. Ja ma võin öelda, et see oli mega otsus, super mega otsus minu jaoks ja mitte niivõrd selle eriala, või isegi mitte eriala on kihvt, aga mitte niivõrd selle hariduse kontekst, mis ma sealt sain, kuivõrd see, et ma olen saanud sealt sellised kontaktid, mis on täna ma arvan, et täna enamik asju on seotud olnud nende kontaktidega. Et mul on avanenud väga palju uksi tänu nendele inimestele, kellega ma seal koos õppisin ja kellega ma selle kaudu kohtusin. Aga just kui ma siia sõitsin trammiga, siis ma mõtlesin sellele, et ma kogu aeg olin mõelnud, et see ettevõtlus oli minu jaoks nagu hästi kauge ja võõras, aga tegelikult lapsepõlves meil oli nagu selline asi, et me elasime maal ja me kasvatasime igasuguseid kartuleid ja juurvilju ja kõike marju ja me käisime vennaga suviti turul müümas. Niimoodi, et kohe kui miskit valmis sai, siis olime me hommikust peale kell 8-5 isameid turule ja tuli kell õhtul kell 4 järgi. Ja tegelikult see, mis me sealt teenisime, selle me saime endale ja me saime ise otsustada, kuidas me ta täpselt kasutame. Et tegelikult ma arvan, ma sain sealt mingid alged. Et kuidas nagu rahaga majandada,
ma sain aru, meil oli väga töökas, või on väga töökas pere, et mind õpetati väga nagu tööd austama, raha austama ja ma arvan, et see on olnud mul üks väga olulisi põhitõdes, mis ma peret sain. Vana sa olid, kui sa turu peal hakkas käima? Ma arvan, et äkki mingi 12, midagi sellist. Me olime isegi vennaga maakonnalehe esikaanel oma kartulitega. Nii et tema oli minust 1,5 aastat noorem või on täna ka. Ja siis tema oli siuke pisike mugul, kes vaevu nägi üle selle leti ja mina olin siis see suur õde, kes siis tavaliselt rahaga hangeldas. Et see oli väga äge aeg. Aga jah, siis ma sinna ülikooli läksin, õppisin ära, peale seda mul polnud endist õrna aimu, mis ma tegema hakkan. Enesearengust ei teadnud ma midagi. Kas see nagu ei vaevanud siin või ütleme vanemaid või sellest võtta? Muidugi vaevas, loomulikult vaevas. Aga kuidas sa tegelesid? Või ongi, vaata kõige üks küsimusi, nagu sa enne ütlesid noortele niimoodi kõigile, kes kooli lõpetavad, et küsitakse, kelleks sa tahaks saada või mis sa nüüd õppida tahad, et kuidas sina nagu sellega, nagu eriti või kuldmedal on ju see, et kas sul olid endal pinged või nagu ise panid endale pingeid juurde, et nüüd ma lõpetan sellega ja siis ma pean kindlasti midagi hästi head edasi õppima, pluss su vanemad veel ootavad väga palju. Et kuidas, et noh, ma saan aru, et sa tegid selle otsuse, nagu, mida see võib-olla see on fun, nagu, et sul aitab küll, et lähme sellele, mis on fun, aga see ongi see, et kas sul oli nagu teada, kes või milleks ja kuidas üldse sellega vaimselt nagu? Hea küsimus, tead, lisad sellele funile loomulikult oli see, et tegelikult ma olen eluaeg olnud hästi aktiivne ja mulle tundus, et see ürituste korraldamine nagu selline, esiteks ta oli tol hetkel hästi seksikas ka. Et rekreatsioon, ta ei olnud vist väga kaua ka Eestis olnud ja ta oli päris kallis eriala õppimise kontekstis ja mina teadsin kohe, et tasulisel erialale ma ei lähe, et ma pean kindlasti saama tasuta koha. Rekreatsioonil oli tol hetkel 4 tasuta kohta ja vastu võeti üldiselt vist äkki meid oli 45, kui me alustasime. Ma sain ühe neist tasuta kohtadest. Ma arvan, et see oli üks, mis mind tegelikult tol hetkel ka mõjutas, et kui ma sain selle tõesti 4-st 1, siis antud hetkel nagu ei öelda sellisele asjale, ma lihtsalt ei suutnud. Aga kuidas sellega, pinge oli küll, aga kogu see protsess oli nii tore ja tegelikult nii põnev ja huvitav, et ma arvan, et see aitas edasi. Ja raske hetk oli tegelikult lõpetades, et ma ka siis ei teadnud, mis saab. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen Eestist ära. Ja ma lähen ja mõtlen välja, mida ma ainult tahan. Mäletan, kuidas mul oli see hästi raske otsus, sest et ma olen oma perega hästi lähedane ja see, et ma lähen nüüd aastaks või kauemaks Eestist ära, see tundus mulle täiesti vastuvõetamatu. Ma mäletan veel seda, kuidas ma oma isale ütlesin lennujaamas, et ma lähen ja mõtlen välja, mida ma ainult tahan või mis must saab. Et kas ma siis tulen tagasi ja lähen magistrisse või mis ma tegema hakkan. Kuhu sa läksid? Läksin Austraaliasse. Olin seal 1,5 aastat. Suur Saarema? Läksin Suurele Saaremaale. Väga super kogemus, kui täna keegi noortest küsib mult, kas minna või minu arust see on parim otsus. Et see, et sa lähedki ja võtadki selle aja ja näed maailma meeletult palju saad iseseisvust nagu tohutult. See ei ole üldse lihtne, et kui seda vahel on siin kajastatud, et minnakse sinna lihtsalt raha teenima, vaidlen 100% vastu. Miks? Väga raske oli. Mis on toimub? Miks ta raske on? Ta oli, nagu ma olen aru saanud, siis see on läinud aastatega lihtsalt hästi palju raskemaks. Et mingil hetkel, umbes ma arvan 5-10 aastat enne seda, kui mina läksin, oli tõesti lihtne, et neil oli väga suur nõudlus selle nii-öelda odava tööjõu järele või lihtsa töö tegijate järele. Aga täna see ei ole päris enam nii, sest seda massi läheb sinna nii palju. Päris paljud, need nii-öelda seljakotirändajad või backpackerid, nad on mõjutanud seda mainet, et kuidas suhtutakse. Kui sa ütled, et sul ongi nüüd see, nimetatakse working holiday visa, siis põhimõtteliselt, kui selle ära ütled, siis väga palju suhtutakse sul kohe nii, et uks on seal, on ju. Et see on hästi palju peale hakkamist, meeletult palju peale hakkamist ja kui sa oled harjunud võib-olla sellega, et päris paljud asjad tulevad ise kätte, oled elanud võib-olla sellist suhteliselt vatises elu, siis on seal väga raske. Mina õnneks olin nagu eelnevalt juba karastatud ja olin suhteliselt valmis selleks, et see ei ole lihtne, sest et niipea kui ma tulin ka Raplast Tallinnasse, ma sain oma eluga ise hakkama, käisin ülikooli kõrvalt tööl restoranides aga ma võin öelda jah, et see on super kogemus, aga ta oli nagu raske. Tossa ma olen näite, mis on nagu veel nagu raske, kui praegu peaksid noored kuulama, et millega peavad veel nagu, kuidas nagu võiksid hakkama saada seal?
mis nad tegema peavad, mis sa pead olema põhiline suhtumine, mis sul peab olema, on see, et ma pean ise tegutsema. Mitte, et ma ootan, et seal ei käi asjad nii nagu Eestis, et ma saadan CV ära ja siis midagi juhtub. Seal on reaalselt nii, et sa käid ukselt uksele ja ikkagi nagu näost näkku pakud ennast ja mitte ei istu arvuti taga ja saada CV online'is oma CV-d ja ootad, et mind vastu võetakse vastu. Et kui palju korda eisi öeldakse, kui võetakse? Tead, minul läks päris hästi. Minu tugevus oli see, et mul oli Eestis päris tugev taust restorani töös ja mul nagu ei olnud väga probleeme. Aga aega läks ikka ja sa ei ole harjunud sellega, kui suured on sellises riigis kulud näiteks. Et ma arvan, et me saabusime Sydneysse ja ma arvan, et esimene äkki kuskil 4 nädalat läks enne, kui õnnestus saada esimene töö. Aga tol hetkel oli mul selline tunne, et kui sa vaatad, põhimõtteliselt selline tunne nagu lumehunnik oleks pandud päikse kätte ja see hakkab sulama. Aga see hunnik oli siis väikene kopsakas rahake, mis ma olin suutnud kokku ajada enne minekut, et endale nagu mingi kindlust tekitada. Et kui sa nägid, mis tempoga see sulab, siis võt see on selline huvitav tunne, millega tegeleda. Et see oli hirmutav. See oli päris hirmutav ja kui see samal ajal on ka veel mingid koduigatsuse hetked, siis see on päris palju, millega tegeleda. Aga see, et sa sinna läksid, kaua see sul võtmine aega võtsid? Sa käisid ülikooli kõrvalt veel tööl, elasid ise Tallinnas. See oli selline naljakas lugu, et ma lõpetasin ülikooli ära. See oli siis ilmselt juunikuu umbes. Ja tol hetkel oli siis veel MSN. Kirjutasin, seal sai panna oma nime taha nagu sellist staatust või mingit sloganit. Ja mina panin sinna slogani, et otsin tööd. Ja siis üks hea sõbranna mul kirjutas mulle kuskil, ma ei tea, kas see võis olla äkki juulikuus, et kuule, mul on sulle töö pakkuda. Ma ütlen, nagu väga äge, et mis töö on? Tavai, tuleme ka Austraaliasse. Mis asja? Okei. Ja ma arvan, et augustis hakkasin ma nagu võtsin selle idee nagu tõsiselt omaks, et tavai, lähme. Ja me läksime oktoobris. Ehk siis, eelnevalt siis viisad on ju mis seal kõik veel vaja olid. Aga kuidas sul õnnestus finants nagu kokku saada nii kiiresti või mis sa tegid? Ma olin alates teisest kursusest tegelikult töötasin päris suure koormusega restoranides ja ma olen tänu sellele, kuidas mu vanemad mind kasvatanud on, siis ma ei ole suuteline väga hästi kulutama, et mul on seda vaja arendada. Mul on see väga, väga nõrk külg ja selles suhtes ma olen läbi aegade olnud selline, kes paneb meeletult kõrvale. Et mul läks suurem osa kõigest, mis ma teenisin, läks kogu aeg kogunes kõrvale. Et selles suhtes ma olin ikkagi tolleks hetkeks, ma arvan, 2 aastat püsivalt pannud kogu aeg kõrvale. Et puhtalt läbi selle. Et sa planeerisid nagu ongi? Ma ei tea, mida ma planeerisin. Maailma lõppu, ma ei tea, mida. Aga lihtsalt ma nagu kogu aeg kogusin mingid igaks juhuks tagalat. Ja selliste inimeste tavaliselt suur probleem ongi see, et kui seda raha peab hakkama kasutama, siis see on emotsionaalselt väga raske. Ja sel hetkel nähagi seda, kuidas see lumehunnik seal nii-öelda mul sulas, mida ma olin siis võib-olla 2 aastat polnud üldse puutunudki ja võib-olla ainult vahepeal käisin vaatamas nii-öelda, siis see nagu. Aga see, ma ei tea, võib-olla kas seal on midagi muutunud, aga see minekuprotsess iseenesest on lihtne. Ja pigem oligi just see emotsionaalne ja vaimne see nagu. Just see, et minu jaoks oli hästi raske see mõte, et kodu ja kõik jääb siia. Nii-öelda ma olen eluaeg mänginud võrkpalli, mul oli tol hetkel hästi kihvt võrgutiim ja et need tüdrukud jäävad maha, onju. Nemad mängivad edasi, mina olen kuskil ära, onju. Ja ma tulin 1,5 aasta pärast tagasi ja just see on ka see, millega ma tahan julgustada minema, et ma tulin 1,5 aasta pärast tagasi ja ma nägin, et mitte midagi pole muutunud siin. Võib-olla keegi oli vahetanud töökohta, võib-olla keegi oli saanud lapse, äkki keegi oli ära ka abiellunud, võib-olla. Aga kui palju mina olin muutunud, see oli meeletu. Ja kuidas sa muutunud olid siis? Ma ei löönud risti ette. Ma kuidagi tundsin, et ma saan nagu kõigega hakkama. Et kui ma sinna minekuga, seal ellujäämisega, võõras keskkonnas, ilma milletagi, põhimõtteliselt ilma koduta, on ju, väikse summa rahaga, keelt ma oskasin, et saan hakkama, siis mis mul siin Eestis tegelikult viga on.
ja noh, ka see ikkagi julgus seal niimoodi inimeste poole pöörduda ja suhelda, ma arvan, et see oli väga-väga oluline oskus. Just nagu see, või pigem isegi omadus, et mis arenes hästi palju. Põhimõtteliselt võib ka öelda, sinu iseloom nagu lihtsalt muutuski nagu selles? Väga palju ja väga palju avatumaks, et me siin Eestis oleme harjunud selle stiiliga, et tänaval kellelegi otsa ei vaata ja võõrast inimest ei kõneta ja kui sa oled ikkagi Austraalia-laadses keskkonnas, kus ongi see ilm on soe, aga inimesed on, kas see on siis ilmast tulev, aga inimesed on ka väga soojad ja see on normaalne, et sa räägid ja vestled suvalise inimesega. Aga noh, siin see nagu tava kontekstis ei ole veel nii normaalne, kahjuks. Aga jah, ühesõnaga, mis siis sai? Siis ma endiselt ettevõtlusele kui sellisele ei mõelnud. Mõtlesin selle, et kus ma nüüd kiirelt mingi töö saan. Õnneks olin ma jälle ka seal terve selle aja oma tagalat kindlustanud, nii et mul ei olnud nagu mingit paanikat, et ma pean päeva pealt tööle saama, kui ma Eestisse tulen. Aga ma läksin tööle ühte tõlkebüroosse ja töötasin seal tõlkekoordinaatorina, et minu roll oli siis põhimõtteliselt vahendada töid tõlkijatele, toimetajatele ja hallata tööd, kuni see lõpuks saab valmis, saab kliendile ära saata. Ja ma ei ole kunagi nii õnnetu olnud. Miks? See töö oli täiesti minu loomuse vastane. Et selline nagu ülirutiinne, põhimõtteliselt ma pidin olema 100% olemas kogu aeg kindlas kohas. Ma ei tohtinud hästi nagu, ma võin tuua näite, et seal olid sellised tööd, et näiteks me tegime tõlketöid selliste firmadele nagu a la Google näiteks. Ja töö tuleb sisse, töö pikkus on 5 sõna, töö tähtaeg on 5 minutit. Ehk siis, kui sa sel 5 minutil olid vetsus näiteks ja tulid tagasi, siis oli täielik paanika, sest et töö tähtaeg on minuti pärast näiteks. Et see ja lisaks oli seal hetkel, kui ma sinna läksin, oli pigem see õhkkond ka kogu selle kollektiivi seas oli selline hästi kinnine ja kõik tegid ajast oma asja. Ainus suhtlemine toimus mitte näost näkku, vaid toimus arvutis. Et sa istud põhimõtteliselt üle laua ja ma kirjutan sulle, et kuule, palun tee see töö ära. Ja see ajas mind niimoodi hulluks, et mul oli periood, ma arvan, see kestis kuskil 3-4 kuud, kus ma iga õhtu, kui ma väljusin siis sellest kontorist ja kui fonolukk tegi tut-tut-tut, siis hakkasin nutma lahinal ja ma võin öelda, et see oli peaaegu iga õhtu. See oli juba nagu selline ankur või selline nagu, kohe kui ma kuulsin seda fonolukku, mul tõmbas kurgu kinni ja siit on minu arust see, et mida ma olen tagantjärele mõelnud, et mis mu peas toimus ja mis mu väike hääl rääkis, oli see, et esiteks, et küll läheb paremaks. See ei saa nii hull olla ja sa ei ole ju mingi allandja tüüp. Mis mõttes sa lähed nüüd ära, et nui 4 sa pead hakkama saama ja aasta aega pidasin vastu. Läks olukord nagu paremaks tänu sellele, et see seltskond hakkas tegelikult kokku kasvama ja meil sai hakkas nagu, vähemalt see sisemine energia läks heaks. Aga minu jaoks täna on küll peale seda see, et kui sa tunned mingis olukorras, et sa tegelikult oled õnnetu, siis leia viis ja tee mingi muudatus. Et vaatan ringi ka ja tihti näen selliseid inimesi, kes ütlevadki, kuidas kõik on halvasti ja kuidas neile ükski asi ei meeldi, aga tee midagi. Ära ole selles mugavustsoonis. Võib-olla mul nagu seal isegi ei olnud niivõrd mugavustsoon, sest et mul ei olnud väga mugav. Aga sul oli see kindlustunne? Mul oli mingil määral kindlustunne. Jah, kindlasti. Aga jah, et olla lihtsalt niimoodi ja mõeldagi, et ei ole hullu ja see on ju ainult 8 tundi päevast ja mul käisid kõik sellised vestlused käisid peas ja aasta aega käisid ja... No, mis see muutus siis? Miks see täpselt nüüd aitab? Mis see oli see viimane piis? Üks põhjus oli see, et ma tundsin üha enam seal sees ka teistes tekkimas seda, et see ei ole normaalne ja peaks mingi muudatuse tegema. Ja ma lahkusin sealt ühe teise töötajaga ühel ajal.
ja põhimõtteliselt kuidagi koos oli lihtsam seda läbi teha. Et davai, kirjutamegi koos selle lahkumisavalduse ja paneme lauale. Et ja tegelikult oli lahe seda teha niimoodi, et mingid muud nagu eesseisvat mitte midagi ei olnud. Ma mäletan, kuidas mu ema vaatas mulle otsa ja küsis, et niimoodi ei minda töölt ära, et kuhu sa niimoodi lähed, et sul peab olema nagu ikkagi uus koht valmis ja mul tol hetkel ei olnud. Aga ta ei lasknud ennast kaua oodata ja see oli väga, väga super kogemus, et ma läksin tööle Direktor meediasse. Et andsime välja ajakirjasid Direktor ja Psühholoogia sinule ja Inseneeria. Ja lisaks siis tegime selliseid kliendiajakirja, klienditrükiseid. Ja see oli minu jaoks hästi arendav aeg. Et see oli väga kihvt. Et ma ei teagi kaua ma seal lõpuks olin, äkki 2 aastat. Aga see oli tõesti aeg, kus ma hästi palju kasvasin ja arenesin ja hakkasin esimest korda ka lugema mingit sellist kirjandust, et mingitest ettevõtjatest ja et ajakirjas Direktor ikkagi olid väga kihvtid lood, on ju. Ja see oli ka tegelikult periood, kui ma sain tuttavaks Rolandiga, kellega me täna Eduakadeemiat teeme. Ja tegelikult tol hetkel me üldse saime kokku nii, et me olime paar. Ja tema oli siis see, kes esimest korda hakkas mulle rääkima mingist ettevõtlusest. Ja minu jaoks oli see täiesti nagu müstiline maailm, et miks peaks. Sel hetkel ma tõesti ei saanud aru, miks peaks. Et kui tema ütles mulle seda, et aga sul on nii palju potentsiaali ja sa võiks ju teha igasuguseid asju ja saaksid oma peremees olla, ma ei saanud sellest aru. Sest et mul olid tegelikult rahuldatud enamik selliseid olulisi vajadusi, et esiteks mul oli hästi kindel, et mul oli hea palk, mul oli regulaarne tööaeg, on ju, samas mul oli suhteliselt vaba, et selles mõttes, et mul ei olnud nagu nii raamis, et nagu ma eelmine kord olin, et 9-6 ja enne ma sealt ei tõuse, on ju, et kui mul oli vaja käia, mul võimaldati seda teha, on ju, peaasi, et kõik on tehtud. Mul oli selline kollektiiv, et mu lähisõbrad hakkasid ütlema, et see ei ole, et miks sul enam kellegi jaoks aega ei ole. Aga selleks ei olnudki, et mul oli töökollektiiv oli põhimõtteliselt võtnud nagu rolliga lisaks sõprade rolli. Tegime igasuguseid asju koos, on ju, me rääkisime kõigest ja mu päris sõbrad hakkasid vaikselt nagu ära kaduma, et sul ei ole meie jaoks aega. Ja seetõttu ma ei saanudki aru. Ja lihtsalt lisaks ma kogu aeg arenesin. Et see oli minu jaoks nii põnev, ja siis see Roland oma jutuga, et ettevõtlus ja siis ma näen ümberringi neid ettevõtjaid, kes alustavad ja kellel kõigil on jube raske ja kes töötavad 24/7. Kas Roland oli selleks ajaks juba ise ettevõtja või ta tegi, ma tean, et ta korraldas üritusi, on ju? Me saime temaga tuttavaks suhteliselt äkki peale seda, kui ta tegi selle lauluväljaku ürituse, millest ta ka podcastis rääkis, selle suure miinusürituse. Et selles suhtes ta nagu tegi mingeid asju, aga ega ma hästi ei saanud algus aru, millega ta tegeleb. Et ta nagu midagi tegi, aga see ei olnud nagu väga süsteemne. Ja minu kokkupuude kogu selle enesearengu selle maailmaga oligi enne seda olnud lihtsalt see, et ma lugesin kunagi Rikas isa, vaene isa. Tundus väga äge maailm. Ja tundus koheselt ka maailm, et see ei ole võimalik. Vähemasti mitte siin Eestis, see on mingi USA värk ja lahe oli lugeda. Ja sinna see nagu jäi. Ja kuna mul ei olnud ka ümber mõttekaasa sel teemal, siis seda enam tundus. Ja ka inimesi, kes on seda teinud, siis seda enam tundus see mulle selline üks suur nagu mull, mis võib-olla keegi kuskil seal USAs tegi. Ja selles suhtes oli lahe, et kui see oli äkki 2013 alguses, siis ma olin veel täitsa palgatööl, kui Roland tuli koju ja teatas mulle, et kuule, et selline võimalus, et teeks ühe ürituse ja promoks siis Eestis sellist meest nagu Anthony Robbins. Ja minu jaoks oli see muidugi, et esimene reaktsioon oli, et ürituse, et vai, et teeme ära, et ma ürituste korraldust olen ju õppinud, et võiks teha, on ju. Aga natuke naljatan sellega, aga põhimõtteliselt oli situatsioon, mis mu peas käis, oli see, et kui Roland ära läheb, et ma siis natuke uurin, et mis mees see üldse on. Et mul ei olnud õrna aimu, ma ei olnud seda nime kuulnud. Et põhimõtteliselt oligi nii, et ma guugeldasin, vaatasin Anthony Robbins, nii mingid videod, vaatasin paari videot, et okei.
tundub, et mees nagu teab, mis ta teeb ja see oli minu esimene põhimõtteliselt pärast seda Rikas isa vaest isa oli see minu esimene kokkupuude üldse sellise nagu enesearengu maailmaga. Kuna see Rikas isa vaene isa su elus oli? Mingi keskkoolis, ülikoolis? See on päris hea küsimus. Ma arvan, et see oli ülikooli ajal, jah. Et see võis olla ülikooli ajal, aga ma ütlen, ta ei suutnud mind veel nii palju mõjutada, et ma oleks siis hakanud mõtlema midagi, et võiks olla mingi muu maailm kui see 9-5. Absoluutselt ei suutnud mõjutada. Ja siis oligi, me tegelikult läksime, sel samal kevadel läksime koos 20-aastasega Londonisse osalema siis Robinsi 4-päevasel koolitusel ja see oli minu jaoks siis esimene selline nagu, mis ma ütlen, lõi nagu sellise mu praeguse maailmapildi ikka korralikult kõikuma. Et tegelemine igasuguste uskumuste ja selliste teemadega ja seal tekkis mul ka see olukord, kus ma sain järsku aru, et pagan, et tegelikult võiks ju proovida seda ettevõtluse maailma. Et mul oli enne seda olnud, ma sain seal aru, et mul oli tegelikult olnud alateadvusse sisse ehitatud selline hirm, mille võtab kokku üks lause, et kust leib lauale tuleb. Ja see oli mul nii tugev hirm, et ma lihtsalt blokkisin ära kõik need mõtted. Ma isegi kui tuli idee, et võiks, et aga teeks midagi, siis mina olin selle peale, et nope, mul on praegu kindel, mul on praegu turvaline ja miski ilmselt ei sügelenud veel. Ja seal ma kuidagi tegin selle otsuse, et tead, et mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Et see on üks asi, mis ma olen ka nüüd hiljem kasutanud, et kui mingi olukord, kus võib-olla tekib jälle mingi hirm või umbes, et ma ei tea, et aga see tundub nii suur asi. Ja siis ma olengi võtnud selle, et okei, mis on kui ma nüüd panen, et kõik läheb täiesti metsa selle asjaga, siis mis juhtuda saab? Kas keegi sureb ära? Kas põhimõtteliselt nagu panedki kõige mustema stsenaariumi? Ja siis sa saad aru, et okei, et tõenäoliselt, kui suur on tõenäoliselt see võib juhtuda. Ja siis sealt mul tuligi see, et ma mõtlesin tol hetkel, et okei, mis siis juhtub? Kukubki läbi. Ma saan iga kell minna tagasi ükskõik mis restorani ettekandjaks, mulle meeletult meeldis see töö. Ja ma võiks seda täna ka iga kell teha. Aga lihtsalt, et see oli nagu, ma sain järsku aru, et see optsioon on ju alati olemas. Minuga ei juhtu mitte midagi, ma proovin ära, kukub läbi ja lihtsalt üks asi on proovitud, linnuke, lähme edasi. Ja siis oligi peale sealt tagasi tulekut. Tegelikult ma korra veel tagasi minema, et vahetult enne seda oli ettevõttes, kus ma tol hetkel töötasin, oli läinud olukord ka selliseks, et päris paljud meie seast lahkusid töölt. Ja ma olin tegelikult selle otsuse ära teinud, aga ma lihtsalt nii õudselt kartsin. Ja ma kartsin mida? Tundmatust? Kartsingi seda sama, leiba ei tule lauale. Ma ise naeran täna seda, et ma täna leiba ei söö, aga mu suurim hirm oli, et leib ei tule lauale. Ja kui ma sealt Londonist tagasi tulin, siis mul oli nagu see Anthony Robbinsi nii-öelda pestud ajud ka. Et selline kõva power ja siis ma võtsingi selle, et võtsin veel ühe suhtumise. Ma võtsin suhtumise, et ma ütlen kõigele jah. Et ma lõpetan ära selle siukse, et ma enne leian miljon vabandust, miks miski ei sobi, ja miks midagi teha kindlalt ei saa. Ja ma lihtsalt ütlen jah ja vaatan, mis saab. Ja selles mõttes põnev, mis juhtuma hakkas, et see oli maikuu ja juulikuuks oli mul olukord selline, et ma mõistsin, et kõigele ei ole mõtet jah öelda. Sest et sul olukord läheb, ma lihtsalt pidin istuma maha, võtma A4 ja kirjutama üles kõik asjad, millega ma parasjagu tegelen. Ehk siis sel hetkel ma ei olnud isegi hundkriimsilm oma 7 ametiga, vaid ma arvan, et mul võis neid tulla sinna mingi 15. Erinevad projektid, mis olid kuskilt kellegi kaudu jälle tulnud. Ja siis mul tekkis nagu see küsimus, et kus need asjad enne olid? Ja siit ma olen aru saanud seda, et need olid kogu aeg olemas. Aga meie suur probleem on see, et me käime ringi nagu vaata silmaklappidega. Ja ilmselt seal siis koolitusel ma lõpuks suutsin oma selle vaate nagu laiendada ja avardada ja mul hakkas järsku, ma hakkasin nägema võimalusi. Küsimus ei ole selles, et kas need on olemas või ei ole. Nad on olemas alati. Küsimus on selles, kas sa näed neid või sa ei näe neid. Mina ei näinud. Aga räägi mulle sellest korra koolituse juurde tagasi, et vaata, et
kas see, et see Anthony Robbins nüüd nii mõjuvõimalist, ma tean, et on päris nagu vinge kuulata, aga kas ongi see, et sa nüüd läksid sinna 3 päeva sulle koolitusele, see nüüd muutis nagu sinu või siis, et inimesed, kellega sa koos läksid, koos nendega vietsid aega, need olid samasuguse mõttestiiliga, et nemad nagu pushid, et mis see nagu kõige suurem mõjutus oli või isegi siis, et mõnes mõttes mul on ka nagu raske uskuda, et sa lähedki ühele koolitusele, kus üks mees räägib 3 päeva, okei, ta on hullult hea ja ta nagu tõengi, aga see, et ta suudab nagu sinu mõtteviisi nüüd täielikult, kuigi Roland on sulle juba kõrval 2 aastat või aasta aega juba rääkib, kuule hakka ettevõtjaks. Nüüd sa lähed 3 päevasele, kus õtledki ja siis sa muutugi täielikult ettevõtjaks, et see tundub ebareaalne vaata. Tead, ma arvan, et minu jaoks oli ikkagi põhimõjutaja oli see Robbins oma selle koolituse sisuga. Aga mis see nii hea oli? See oli minu jaoks esimene kogemus, kus ma tegin tööd iseendaga ja tegin tööd näiteks mingite uskumustega, mis mul olid jäänud kuskilt lapsepõlvest ja mille puhul ma isegi ei teadnud, et mul on. Veel vähem ma teadsin, et selline asi võib mind tagasi hoida. Et mul oli hästi tugevalt, ilmselt kõige suurem uskumus, mis mul oli jäänud sisse kuskilt kooliajast, lapsepõlveajast, oli see, et ma ei tohi teha vigu ja ma pean olema kõiges kõige parem. Mis tähendas, et ma panin endale meeletud pinged ja tänaseks olles nüüd 4 aastat ettevõtlusega tegelenud, ei saa öelda, et vigu vähe oleks olnud. Ja kui ma ei oleks saanud üle sellest hirmust või mitte hirmust, vaid uskumusest, et vigu teha ei tohi ja vigad tegemine ei ole okei, siis ma ei oleks saanud sellega alustada. Et ma arvan, et see oli puhtalt see, et need ei ole tavapärased 4 päeva koolitust, vaid need ongi nii intensiivne töö iseendaga ja enda sisse vaatamine. Ma ei olnud enne nagu teadlik, et sellised asjad seal sees on. Nagu, tood veel mingi näite veel, mis veel nagu sind nagu kõige rohkem mõjutas? Üks on see uskumus, mis seal veel oli sükest, mis nagu sa tunned, et tänu sellele, et see anda nagu nõu teistele siin, et mida tasub nagu endas läbi vaadata. No hirmude teema ka kindlasti. Et see, mis sa enam mainisid, et just, paberi peale. Just, et ma nagu inimene suudab manada endale igasuguseid huvitavaid pilte ja õudusfilme ette, mis tegelikult reaalsusest väga palju erineb. Miks me seda teeme? Hea küsimus. Ja, väga hea küsimus. Aga ma arvan, et see on jälle seotud kogu selle uskumuste teemaga. Et see kõik taandub sellele lõpptulemusena. Ja seal ongi päris palju selliseid hästi powerful harjutusi, kus sa saadki nagu aru, et tänu sellele, et mul on olnud selline uskumus, millest ma kõigest olen juba ilma jäänud. Ja see nagu muudetakse seal nii intensiivseks, et sa tunned füüsilist valu. Et ja lisaks kindlasti sellised asjad, et ma hakkasin näiteks väga hästi aru saama inimese 6 põhivajadusest ja sellest, kuidas ma mingite asjadega võib-olla neid olen kompenseerinud, et ma kuskilt milleski mingi vajakajäämist tunnen, siis ma kuskile klammerdun meeletult. Ja kui ma täna, minu igapäev on hästi suuresti tiimijuhtimine, siis küll alateadlikult, aga ma hästi palju püüan jälgida, et kõigil oleksid need 6 põhivajadust mis need on? Kaetud. Nii. Kõigepealt on selline kuuluvus või nagu armastus, selline nagu inglise keeles on connection. Et et põhimõtteliselt nagu selline, et ma olen osa millestki. Siis on kindluse vajadus. Et kui me tiimi kontekstis vaatame, siis ongi see, et sul on mingid asjad on paigas, mingid reeglid, mingid ülesanded, et sa tead, mida sa tegema pead, on ju. Rollid näiteks. Siis on vastandine ebakindlus ja selline varieeruvus. Ehk siis see, et inimesed tegelikult vajavad vaheldust, on ju. Et sa ei satu nagu liiga rutiiniküüsi. Siis on, mis meil seal veel on? Siis on selline, kuidas ma ütlen, panustamine või nagu see tunne, et sa saad tagasi anda. Et mul Eduakadeemia kontekstis on seda väga lihtne teha, et kõik tiimi liikmed täna tunnevad, et igal üritusel me näeme, kuidas inimeste elud muutuvad, on ju. Ja see tiimi liige saabki tunda, et tema oli osa sellest, kellegi elu muutus. Väärtusloomine siis, pigem. Osaliselt. Jah, just. No põhimõtteliselt seda võib öelda nagu nii-öelda tagasi andmine. Nii. Siis on areng.
et sa pead olema kogu aeg liikumises. Et kui sa, mõnes mõttes seesama, mis ma tundsin, et minul juhtus selle aastase töö juures seal, et ma ühel hetkel kõik oli selge, ja sa olidki kinni selles olid nagu ühel platool ja mingit ülespoole liikumist ei toimunud. Nii, mis ma nüüd olen jõudnud 5 või? Ja mis see 6 nüüd olla võis siis? See on kui hea. Tead, ma tegelikult, ma ütlen sulle kohe. See 6 on... Vot, väga hea. Tähelepanu ja tähtsus. Et iga inimene peab saama tunda ennast mingil hetkel nagu olulise tähtsa tunnustamine. Kõige lihtsam tunnustamine. Et see on, eestlastel on sellega väga halvasti minu meelest. Et märkida ära kas või väikseid asju, mis võivad tunduda elementaarsed, aga mis on nii suur asi selle teise inimese jaoks. Et kui sa märkad, et võib-olla mingi asi, mis tema jaoks on täiesti lihtne asi ja sina ütled, et kuule, väga äge, et sa selle ära tegid, et minu jaoks mul on sellest väga palju abi. Et see oli üks hästi, hästi oluline teema ka seal, mida käsitleti põhjalikult ja millest ma järsku sain aru, et issand, et tõesti, et umbes, et kui sa hakkad oma nagu elu vaatama, siis seda ma teen sellepärast, et sealt ma saan seda, sealt ma saan seda ja sa tegelikult otsid mingitest kohtadest, et sa kõik kuustad kätte. Ja miks tihti lapsed hakkavad tegema lollusi või jonnima? Neil võib olla vajaka sellest samast tähelepanust või sellisest tähtsusest ja kõige lihtsam viis seda saada on tegelikult selles mõttes, et on mõlemad, on nii pahandamine kui tunnustamine. On mõlemad viisid, kuidas seda saada. Lihtsam on alati saada, kui võtame lapse kontekstis, seda, et ma pillan selle klaasi maha ja koheselt saan tähelepanu. Et jah, just, et nii palju sellest jubilävljust, et ma ei oskagi praegu, ma ütlen, see on nii suur asi, aga see kõik nagu taandub nii sellistele lihtsatele põhitõdedele. Ja see ongi hästi oluline, just nagu kuulajatele anda just seda nagu natuke mõtteviisi ja edasi, et on seda, ma mõtlengi, kõigil ei ole selliseid summasid sinna minna, aga samas need videod ja asjad on olemas ja just see mõtteviis. Robinsi raamatud annavad edasi suuresti selle, mis seal toimub. Lihtsalt energia kui selline, mis tekib 10 000 inimesega ühes saalis on natuke midagi muud. Et, ja lisaks veel üks teema on toitumine ja üldse kuidas seda energiat, kuidas omada energiat piisavalt, et teha neid asju, neid suuri asju. Et see oli minu jaoks muutus selle järel väga palju. Et kui ma enne seda olin selline pool taldrikut kartuliputru, siis pool taldrikut liha ja siis 2 kurgiviilu peal, siis mul muutus väga palju sellest ja mul muutus energiatase meeletult. Et ma söön endiselt suhteliselt kõike, aga ma söön hoopis teiste nagu, kas ma ütlen, teistes kogustes ja teistes proportsioonides. Ja kuidas sa kõik eraldi või sa sööd? Ei, ma ei söö selles mõttes eraldi, aga mul on lihtsalt väga suurel määral kasvanud veerikaste toitude kogus, ehk siis igasugused salatid ja juurikad ja puuviljad on ja väga palju on vähenenud kõiksugune kartul ja riis ja sellised asjad. Suhkur ja tärklis. Just. Ja ütleme ausalt, et jahuline pool on ikka suhteliselt väljas. Et pastat pole juba ammu söönud. Aga jah, ütleme nii, et kogu see maailma pilt sai nagu korraliku raputuse tookord seal Londonis. Ja tegelikult sealt see kõik nagu algus saigi, et pärast seda ma lõin oma praeguse äripartneriga ettevõtte O2Works, mis on siis sisuturundusettevõte, kus me teeme igasuguseid trükiseid, sisuturundustekste, kujundame, pildistame, kirjutame, mis iganes vaja. Et meil on päris suur koostööpartnerite ring. Et meil on ajakirjanikud, toimetajad, kõik on meie jaoks vabakutselised. Ja siis see algaski meil tegelikult niimoodi, et see sama äripartner, kellega ma seda täna teen,
et tema on olnud selles kujundusmaailmas juba, ma ei tea, paarkümmend aastat. Ja lihtsalt vaikselt teinud mingeid oma projekte ja tal oli lihtsalt üks väga suur potentsiaalne asi, millel oli vaja, et keegi selle ära teeb. Ja tegelikult me võtsime selle töösse veel enne, kui me ei olnud endale juriidilised ettevõtet loonud, et see oli nagu lahe, et meil oli nii-öelda esimene päris suur klient oli enne, kui meil veel nagu ei olnudki mingit keha selles mõttes, et see oli nagu hea lähtepositsioon, et kui enamikul on probleem, et kust saada see esimene klient, siis meil oli tegelikult vastupidis järjekorras, et meil oli klient, siis meil oli vaja luua keha. See tuli siis läbi tema, jah? See tuli läbi tema, jah. Et see on lihtsalt tema eriala, mida ta oli õppinud ja selle eriala liidul oli vaja aastaraamatut. Ja mitte ainult kujundust, vaid ka kogu nagu sisu tootmist ja sealt see meil nagu tekkis. Ja sellele järgnes see, et meiega hakkasid ühendust võtma kontaktid varasemast, kellega me olime kokku puutunud oma eelnevate tööde kaudu, on ju. Ja see oligi ühel hetkel oli olukord, kus ma mäletan hästi, kus ma istusin Telia turundusjuhiga või kommunikatsioonijuhiga ja ta ütles mulle, et palun tee mulle hinnapakkumine. Ja ma ütlesin talle selle peale, et mul ei ole ettevõtetki ju. No siis tee ettevõte. No ja siis nagu oli natuke vaitis, mul ei ole nime. Siis mõtled nime. Ja selles ots oli lahe jah, et tol hetkel, kui me siis selle O2-ga välja tulime, siis jah, meil olid nagu päris suured nimed tõesti tahtsid, et me teeksime neile. Aga miks? Kas oli see, et tema kogemusega sina olid ju ajakirjanduses toimetanud, on ju? No mul oli projekti juhtimuslik taust päris tugev. Ja inimesed nagu usaldasid siin juba selles suhtes. Just, et ja tänase päevani on meie rollid jaotunudki nii, et minul on kogu projekti juhtimuslik pool, et saada kõik need toimetajad, kirjutajad, kopid, mis iganes, tõlkijad ja mu äripartneril on tegelikult siis kogu see visuaalne pool, et tema on siis puhas visuaal, kujundus ja lisaks on meil partnerina siis trükikojad, et trükk käib ka siis vastavalt projektidele osadel läbi meie, osadel mitte. Et ma ise naeran seda, et mul on nagu 2 last, et üks on selline 5-line, et see on siis see O2 Works, kes ta nagu rahulikult toimib, ta on tubli, ta saab suhteliselt hästi hakkama, ta ei karju, ta on nagu selline, ma ütlen, ta on täpselt siuke 5-line, et kõik on tehtud õigeks ajaks, kõik jookseb. Ja siis mul on see siuke nagu must lammaslaps ja see on siis Edu Akadeemia, kes täna võtab ikkagi, ma arvan, 80% mujast. Et ja see laps siis sai meil ametlikult Rolandiga. Me naerame, et me täna enam suhtes ei ole ja ühiseid lapsi meil ei ole, aga meil on siis üks laps meil on, et see on Edu Akadeemia ja et tema kasvatamisega me tänaseni tegeleme sõbralikult koos ja selles suhtes on nagu lahe. Aga see laps sündis meil 2015, et siis sinnamaani, nagu juriidiliselt nii-öelda, et sinnamaani me tegime küll üritusi, aga me tegime neid lihtsalt mingi juriidilise keha alt, aga bränd kui selline tuli siis september 2015, 2014, vabandust, 2015 me tegime juba Saku Suurelis suure ürituse, just. Ja see kõik hakkas sellest ühest Tony Robbinsi üritusest pihta, on ju? Ja, et sealt see hakkas arenema ja sealt see me kuidagi läks selles mõttes nende üritustega hästi, et mina hästi usun seda, et inimesed peavad olema oma nende meil kõigil on nagu mingid tugevused ja meil on kõigil mingi kindel meil on mingid omadused, mis sobivad mingite tööde jaoks. Ja see on hästi oluline, et inimesed teeks õigeid asju. Ja see on, ma arvan, olnud meie üks suuremaid tugevusi täna Rolandiga koostöös, et meil on väga erinevad omadused. Et Roland on hästi selline ideede generaator ja mina olen hästi tugev tegelikult asjade käigus hoidmises. Ja see toimibki koos. Et muidu võiks tekkida minul olukord, kus mul ei ole ideid, mida teha. Ja vastupidiselt on see, et temal tekib jube palju ideid, pole kedagi, kes seda ära teeb. Et see on üks asi, mis minu arust on hästi oluline vaadata, kui sa paned oma meeskonda kokku. Et sa ei võta sinna, jube tore on küll suhelda samasuguste inimestega. Aga et võtame kõik idee generaatorid, jubedalt ideid lendab, jube lahe on. Kõik lähevad ideedes põlema, aga mitte midagi ei juhtu edasi. Et
et see on nagu üks hästi oluline osa ja noh, me olemegi võtnud endale tegelikult veel kolmanda osapoole, kes on siis selline suure pildi inimene, kes on nagu natuke nagu mentori rollis ja kes vaatab nagu karmima pilguga numbreid, sest et ei minu ega Rolandi selline suur kirg ei ole vaadata Exceleid, aga et tema nagu vahel tuleb selliste vastikute küsimustega, et oot, kuulge, aga mis need numbrid ei meigi sensi nii-öelda. et see on hästi oluline, et sa tiimi kaasad erinevad inimesed. Väga hea, et jah, ma isegi, noh, üks suur eelised, mis mina isiklikult olen näinud selle projekti võtsumus, ongi see, et jube hea, kui on mees ja naine. Et selle ütles, et see annab nagu väga palju just juurde, sest kui sa 2 naist on või 2 meest on, siis tegelikult ju pool turgu jääb ju nii-öelda nagu olemata, et sa ei või kui mina kui mees, ma ei suuda mitte kuidagi mõelda nagu naine ja vastupidi ka, et sa ei suuda nagu sellesse olukorda ennast panna, et kas naised ostaksid või kas mehed ostaksid. Et siis ma arvan, ongi see balansseering on tegelikult väga oluline. No, täna me saamegi hästi huvitava kogemuse sellega, sest me teeme esimest korda üritust ainult naistele. Et meil on sügisel on ju Well Forum Women, kuhu on eesmärk siis saada selline seis, et meil on laval ainult naised, meil on saalis ainult naised ja meil on tiimis ainult naised. Ehk siis tuleb Nordea kontserdimaja, saab olema väga naiselik, kui nii võib öelda. Ja see on põnev protsess, sest et kui me täna võtame meie turundus on suuresti olnud, või noh, ongi tegelikult Rolandi valdkond. Lisaks on meil väljaspoolt kaasatud partnerina Lavi marketingist Timo, ehk siis taaskord mees on ju. Et see on huvitav, et kui me sellega välja tulime, siis me hakkasimegi... Kelle idee see oli, et välja tulla? Et üldse naiste üritust teha. Tegelikult ühe esineja, kes meil seal ka esineb. Naisterahvas. Naisterahvas. Seda tahtsin jõuda. Aga noh, me oleme märganud nagu seda, et kui vaadata üritustel seda kontsentratsiooni, siis ikkagi meeste osakaal on nii palju suurem. Ja ma ei tea, millest see tuleb, aga naised ikkagi veel hoiavad nagu natuke eemale kogu see investeerimine, ettevõtlus. Ikka nii tugevalt on sees see stereotüüpne mõtteviis, et meeste maailm. Ja see, me üritaks selle üritusega nagu saada naised tegutsema. Ja lõhkuda barjääre. Ja lõhkuda barjääre. Et näeme, kuidas see läheb, aga praegu on see eesmärk. Et vaatame, kui täis me selle Nordea kontserdimaja saame. Ma olen kindel, et see tuleb suht täis. Ma usun ka, et huvi on olnud pigem nagu suur. Ja noh, naised on aktiivsed, et see, mis Kristi Saare on teinud naisinvestorite klubiga, see on väga impressiv. et noh, et see on väga äge. Aga jah. Väga äge jah. Aga super, aitäh jagamast nende asjadest, et ma nüüd läheks üle küsimuste juurde, mis ma siin kõikidelt saatekülaliselt küsin. Et kas sul on endal mingi kindel hommikurutiin, kuidas siis ennast nagu üles äratad või nii, et kindlad asjad, mis hommikuti teed? Nagu ma ei mõtle nüüd, mis hommikusööki sa sööd, vaid ongi, et mingisugused kindlad tegevused. Tead, sa küsid nii halval ajal seda, sest mul on kõik rütmad sassis praegu, sest ma olen 6 aega olnud lennus, et ma avastasin, et ma 6 aja jooksul käisin 4 riigis ja kogu mu rutiin on sassis, aga kui ma vaatan oma nii-öelda ideaalaega, ehk siis näiteks kevadperiood ja enne seda oli mul küll. Ja minu rütm on selline, et kui ma ärkan, see on tavaliselt kuskil 3:07, siis ma lähen kõndima esimese asjana. Et enne seda ma ainult joon vett ja võib-olla võtan ühe banaani või pirni või midagi. Ja ma lähen kõndima ja ma teen kuskil 3,5-4 kildise ringi. Lihtsalt ma tunnen, et see on... Ma saan väga aru selliste asjade olulisusest nagu kogu see spirituaalne pool ja meditatsiooni, aga ma ei ole suutnud ennast seda klassikalist mediteerimist tegema saada. Ma olen isegi mõelnud sellele. Ma ei ole jõudnud tegudeni ja ma kuidagi tunnen, et ma olen liiga see inimene, kes ma ei suuda olla paigalna. Ja ma olen leidnud selles jalutamises selle meditatiivse tegevuse. Et ma avastasin selle enda jaoks siis, kui me korraldasime 2015 Well Forumit. Ja ma tegelikult põlesin läbi sellega nii tõsiselt, et ma 3 kuud ei tahtnud voodist väljuda. Ma hakkasin kohe nutma, kui telefon helises. Ja asi, mis mind elus hoidis ja võib-olla ka tagasi aitas, oli see, et ma tegin neid iga hommikusi kõndimisi. Sest see oli minu jaoks selline aeg, kui mul oli... Ma ei olnud... Ja mul on reegel, et ma enne seda ei loe meile.
ka mitte telefonis, ma ei vaata üldse, et mul ei tekiks seda, et mul juba peas ketrab mingisugune tulekahju. Et ma lähengi sisuliselt voodist tulnuna puhtana. Et see on üks asi. Tagasi tulles ma söön tervislikult, et ma kas joon smuutit või ma söön muna peekonit ja ega siis lähebki. Sellele järgneb suht ruttu tavaline päev. Aga see kõndimine ma tõsiselt soovitan seda praktiseerida. See võtab pool tundi teha see kolmekildine ring. Et see on nii füüsiline kui ka vaimne tegevus tegelikult. Just, ja üks asi, mis ta mind meeletult õpetas, on see, et hakata märkama väikseid asju. Ma olin selle enda jaoks natuke ära kaotanud ja ma hakkasin taipama seda, et ma jalutan iga hommik ja eriti kui sa käid sama ringi. Et see oli minu jaoks hästi ka, ma nägin, et see oli hästi hea mõte teha sama ringi, sest siis ma hakkasingi märkama. Esiteks sa hakkad märkama, mis loodus teeb. Sa hakkad märkama inimesi, kes väga tihti liiguvad samad inimesed. Sa märkad samu koeri. Sul tekib juba mingite inimestega, selline tunne, nagu tunneksid neid. Mul oli hästi lahe kogemus ühel hommikul, kui ma avastasin, et ühte tädid ei tulnud mulle vastu ja ma hakkasin muretsema. Ja siis ma mõistsingi, et see on tekkinud mingisugune nagu connection nende inimestega, sest nad on iga hommik seal. Et hullult tore, hästi meeldiv. Väga hea. Räägi, kuidas on su suhted nagu mentordamisega? Et palju sul endal mentorid on ja kas ise ka mentordad inimesi? Hea küsimus, sellega mul natuke nagu selle mediteerimisega. Et otseselt mentorit, kui sellist, kelle kohta ma ütlekski nüüd, et ta on mentor, mul ei ole. Aga ma võin öelda, et ma täna vaatan nagu väga paljusid inimesi, kellega ma kokku puutun. Vaatan selliselt kui nagu mingil või mentorid või et nad on tulnud mulle midagi ütlema. Ja kui ma võtan nagu ettevõtlusmaastikul või selles üldse, siis on mind 2-3 aastat kättpidi juhatanud Roland, kes ma ei tea, kas ma teda nüüd päris mentoriks kutsuks, aga ma kindlasti võlgnen talle väga palju, et ma üldse olen sellesse maailma jõudnud. Hästi palju ma tänase päevani sellisest inimestesse ellu suhtumisest võlgnen ja endiselt õpin oma vanematelt. Aga mentorit jah, on raske nagu... Neil on palju erinevad. Pigem on olnud jah, minu arust inimesed tulevad su ellu mingil hetkel, kui sa neid vajad ja nad tulid sulle midagi õpetama ütlema. No see ongi, tegelikult oleks alustama ka selle mentori definitsioonist. Sest ongi see, et mina isiklikult usun, ongi see, et mentorid ei ole need, kes sind eluaeg õpetavad, vaid mentorid ongi see, et teatud perioodid, kas see on siis 6 aega, 6 kuud, 12 kuud, mis iganes see inimese jaoks on, nii palju, kui tal on midagi anda, siis tulevad uued inimesed, kes annavad. Et see ongi lihtsalt, et kas sa nagu näed, et sa ka võtad teda kui mentorina. Lihtsalt näed, et ja kui ma teistpidi vaatan, siis nii-öelda ametlikult ei ole ma ise ka kellelegi nagu mentoriks olnud ega ei ole hetkel, aga ma olen üha enam avastanud seda, et ootamatult mingid olukordi, kus ma tajun, et ma tegelikult antud hetkel nagu mentordan. Aga et see ei ole nagu, et me saame nüüd kokku, et ja ma olen nüüd su mentor ja teeme iga kuu kokkusaamisi. Et see kuidagi on nagu selline... Mulle meeldib see, kui asjad elus on nagu loomulikus kulgemises. Et sa ei pea mingeid asju meeletult pushima ja nagu... planeerimine mulle sobib. Aga just, et nagu, et need asjad, mis tulevad, need tulevad mingil põhjusel ja viivad meid kuskile. Et selles mõttes see loomulik flow ja samamoodi selles, et kui ma kuidagi ühel hetkel avastangi, et ma kedagi sujuvalt mentordan, siis on väga äge, aga et see ei ole nagu olnud selline, et teeme nüüd ametlikult, et ma olen sinu mentor ja... Ma arvan, et Eestis see ei olegi nii... Ma arvan, et see areneb. Ma ütlengi, see ei ole veel nii nagu streamist läinud, aga lihtsalt ma ise olen nagu tugevalt nagu selle mentorluse poolt, et see on, ma isiklikult arvan, see on ainuke edasiviiv jõud. Nagu eriti, kui sa ongi, sul on vaja, võttes juba sinu see, et need inimesed, kes su ellu on tulnud, nad on muutnud sinu elu kardinaalselt ja see ongi juba nagu mentori roll, et muuta sinu elu kardinaalselt ja ilma teist inimesed sa nagu ei liigu niimoodi edasi. Kui sa oled see mugavustsoonis, sa ei kuula nagu, vaata ikka oma mullis, klapid on silma ees, siis sa ei näegi, mis tegelikult ülejäänud inimesed sulle pakuvad. Ja et ongi, mida nooremad sa seda aastat, seda rohkem võimalus hakkad nägema. See on lihtsalt minu enda nagu mõte ja see, aga seda tuleks lihtsalt nagu rohkem populariseerida nagu, et see on see teema. Aga okei. Et kui sul oleks võimalik panna üks plakat, milles ei ole reklaam, oleks Vabaduse väljaku ja niimoodi, mida inimesed näevad, et mis oleks see sõnum, mis sa paneksid sinna? Kui äge küsimus.
Ma paneks 2 bulletit. Ma jagan oma reklaami 2. Üks on see, et märka väikseid asju ja märka seda, mis su elus juba on. Et ära aja kogu aeg taga mingisugust kauget sinilindu, vaid tegelikult meil on nii palju asju, mille osas tänulik olla. Ja me tihti unustame selle ära. Ja teine on see, et usalda iseennast. Et mind on kõhutunne ja intuitsioon nii palju aidanud elus ja suuremaid otsuseid kõiki ma tegelikult üritan tunnetada, et mis mu sees toimub ja mis ma tegelikult tunnen selle asja osas. Ja mul on olnud paar korda, kui ma olen nii-öelda lasknud selle puhke hetkele ja ma olen saanud kõvasti kõrvetada. Et selles suhtes tõesti usun sellesse. Et kõhutunne on väga võimas asi. See ei ole mingisugune jurajutt. Ma olen ise just selle intuitsiooni ja kõhutundega, et viimasel ajal just kuulasin ühte saadet ja seal just öeldigi, et see kõhutunne ja intuitsioon on täpselt samasugune oskus, mida tuleb nagu treenida, nagu sa õpid matemaatikat või õpid keeli, et esimesed korrad lähevadki need kõhutundid mööda, aga mida rohkem sa usaldad, seda rohkem paremaks nagu see läheb. Et see oli minu jaoks nagu ka siuke hästi nagu huvitav asi, mida kuulda, sest ma ei ole kunagi nii mõelnud. Sa pead lihtsalt seda kuulama. Ja. Et enamik inimesi, ja see on täpselt see, et sa saad seda kuulata nendel hetkedel, kui sa võtad aega. Et võib-olla see sama hommikune jalutuskäik ja alateadlikult sul mingid protsessid ju kogu aeg toimuvad ja kui sul, ja sa järsku tunnet, see on võimalus midagi tunnetada. Kui sa tegeled tulekahjudega, sa ei tunnetagi, see kõhutunne võib sul siin vaikselt rääkida, aga kõik muud asjad räägivad kõvemini. Et see on iseenda sellistamine. Just, et need 2 asja. See on väga hea. Kui ma võin 2 jagada. Ikka või. See on sinu plakat. Et kui on üks asi, mida sa soovid, et kuulajad võtaksid selle saatest ära või et endaga kaasa, mis oleks üks asi? Et tegevus või mõtteviis, et mida võiks teha? See on nii palju asju tahaks veel öelda. Ma ei saa aru, kuidas see tund aega nii ruttu on läinud. Aga ühesõnaga üks asi, millesse ma tõesti usun, on see, et me peame olema liikumises ja iga otsus on otsus. Et kui sa tunned, et sa oled mingil platool ja toimub nagu mingi selline vegeteerimisprotsess, siis tee ära otsus. Et ei ole mõtet mõelda, et aga kui ma nüüd nii teen, siis äkki läheb nii, aga kui ma nii teen, äkki läheb naa. No, iga otsus on mingi uue teekonna algus. Isegi kui see võib tunduda tolled, et äkki ma otsustan valesti, siis kõige valem on see, et sa püsid ühe koha peal ja ei tee seda otsust ära. Ma arvan, see on suurepärane nõuanne. See on väga hea. Ja viimaseks, et kuidas mina võime kuulajad sulle abiks olla? Tunnen, et täna on Eestis veel kogu see enesearengu maailm on selline hästi lapse kingades ja olles ise tulnud sellise paraja skeptiku olekuga sellesse, siis ütleme 4 aastat tagasi, siis ma tahaks väga, et inimesed oleksid avatud ja üritaksidki suhtuda sellesse avatult, mitte võttes koheselt seisukohta, et mu ajusid tahetakse loputada ja mind tahetakse lihtsalt paljaks röövida. Et on ka neid ja neid on päris palju ja selles suhtes kaine mõistus peaks säilima, aga igasugune avatus üldsuse poolt on hästi teretulnud. Et me tõesti soovime, et inimesed oleksid õnnelikud ja teeksid seda, mida nad sisimas teha tahavad ja igasugune abi selle propageerimisel on väga teretulnud. Ja muidugi mul oleks tore näha 1000 naist oktoobrikuus Nordea kontserdimajas. Vähemalt 1000 naist, et selles suhtes see on ka äge, et kui keegi selle kohta midagi kuskil levitab, siis oleme väga tänulikud. Super, väga hea. Aitäh, Kadri, jagamast. Aitäh, et kutsusid. Väga super äge oli. Nii, järjekordne lugu jälle kuulatud ja loodan, et teile väga nautisid seda ja ma mainin veel, et seda nagu saate seal kõige alguses me tegime reklaami ja Kadri mainis ja nad korraldavad seda naiste Weltfoorumit, mida ma ise väga soovitan, et kahjuks ei saa minna, kuna tegu on ikkagi naiste üritusega. Et
et ma arvan, et see tuleb päris lahe üritus. Ja ma loodan, et paljud said ka informatsiooni, kuidas Kadri nagu tegutses ja kui aus olla Kadri, no see saade tuli juba päris siuke mõnusalt pikk, aga nagu kõikide mu saate külalistega ja ka Kadriga oleks võinud veel palju pikemat, sest neid küsimusi, mida küsida oli päris palju ja Kadri ise veel pärast saadet ütles, et tegelikult ta jäi päris palju veel rääkimata läbipõlemisest ja veel mõned asjad, et ma arvan, et ma mõtlen siin veel mingisuguseid saateid, mida teha või kuidas teha, et saaks ka sellist informatsiooni, aga selleks oleks jube hea, kui saaks veel teie käest neid rohkem küsimusi ja mõtteid ja et mida nagu panna. Loomulikult ärge unustage, et Facebookis on ka auhinna jagamised ikka veel aktuaalsed, et iga külaline paneb mingisuguse auhinna ka, et saaksime teile ka pakkuda rohkem väärtust ja olen äärmiselt tänulik, kui te jagate ja teete kõike muud head nende saadetega. Aitäh ja ärge unustage, olge ikka positiivsed, rõõmsad ja aitame üksteist.